Spordi rahastamise reformiga lähme edasi. Lisaks sellele nendele asjadele, millest juba räägitud on spordikohtunike toetussüsteemi väljatöötamine ees. Selle jaoks on 2018. aastaks uues koalitsioonileppes ette nähtud täiendavad $500 000, mis võiks siis olla samamoodi nagu treenerite, nagu kõrgema kategooria treenerite puhul siis nende sotsiaalsete garantiide loomiseks, ehk siis, et maksud saaksid makstud. Ja treenerite teemal oleme me ka 2 aastat tegelikult hoidnud, kui te vaatate siis seda sama rütmi, ehk siis 13% ja 12% on olnud see, mis on treenerite palgafond kasvanud, aga kuna kõrgema kategooria treenerite puhul on see treenerite arv suurenenud väga kiiresti ja riik on tegelikult võtnud järjest suurema koormuse treenerite toetamises enda kanda, siis tegelikult klubid ei ole tulnud kaasa nii-öelda selle teise poolega. Ehk siis palgatõus on sisuliselt jäänud toppama. On selge, et me ei suuda seda numbrit 2-kordistada selle jaoks, et see palk võiks suuta jõuda normaalsele tasemele. Küll aga, mis me saame teha, et iga kord, kui riik lisab näiteks 10 või 13%, siis täpselt sama palju peab treeneri miinimumi juurde panema ka klubi. Ehk siis tegelikult see annaks võimaluse liikuda 20-26% näiteks aastas ja ka tegelikkuses siis nende kõrgema kategooria treenerite palgaga jõuda ka mingile sellisele tasemele, et me saame öelda, et nende töö on tõepoolest väärtustatud. Aga see on nüüd arutelu, mis seisab meil järgmisel aastal ees. Siin me näeme, milline on olnud spordialaliitude toetus Kultuuriministeeriumi kaudu, ehk siis see baas, mille peal spordialaliidud töötavad. Ja siin on need numbrid, mis 2015-2016 siis 3. lugemiseks Riigikogu leidis täiendavalt spordialaliitude toetamiseks. Ehk siis see rahvakeeli nimetatud katusraha, mis on selgelt, mille mure oli see, et see ei ole ettenähtav ja teiselt poolt see ei ole ka läbipaistev, mille alusel seda jagatakse. Tänaseks on siis kokkulepe, et riigieelarves on täiendavad 1,5 miljonit eurot, mis lisandub sellele numbrile, mis on see baasnumber olnud. Ehk siis 2017. aastal on seda kokku 2,66 miljonit ja see on allutatud siis kultuuriministri määrusele, mis on välja töötatud koostöös alaliitude ja Eesti Olümpiakomiteega, ehk siis kogu sektorit kaasates, mis annab ettenähtavuse ja selged kriteeriumid, mille alusel raha saadakse.